Kohe Tallinna poolt Pärnusse sissesõidul Parmu tänavalt leiame selle piirkonna ühes tuntuma tegija autodiagnostika vallas. Tänava nime järgi Parmu autohooldus OÜ. Töid, mida seal tehakse, on mitmeid ja vajalikke. Eks elektroonika ja diagnostika, nii veakoodi lugemine kui remont ja moodulite diagnoosimine ja isegi kodeerimine. No, sellise veadiagnostika lugemine nõuab ju tegelikult väga palju tehnilist tausta ja ka palju erinevaid programme, millega neid lugeda. See on kõik olemas. Nii on ja kogu aeg täiustame enda tööriistu ja võimekust, et ajaga kaasas käia. No, enamasti meie kliimas on ikkagi probleem niiskus, mis igale poole poeb ja palju asjad on, isegi puulehed satuvad äravoolukanalitesse, mis hakkavad ummistuma ja lihtsalt tekib uputus. Ja väga paljud moodulid upuvad ja saavad niiskuskahjustusi ja sealt enamus probleemid alguse saavad. Tegelikult, kui inimene autot kasutab, siis ta peaks ikkagi oma auto kapoti alla ka ikkagi aeg-ajalt vaatama, ise vaatama ja võib-olla sellise käega väikse puhastuse tegema. Nii on, et see on põhiprobleem. No siin ilmselt ongi üks ere näide meile sellest, et see aju on vetsan. Täpselt nii on, see on nüüd järelpaigatatud gaasiseadme aju, mis on paigalduse vea tõttu niiskuskahjustusega, et oli paigaldatud pistikud üles poole ja niiskus pääses sisse ja enam välja ei pääsenud ja tegi siis moodulile kahju. Siin on kohe näha, et see on päris roostekarva siin ja see kindlasti enam siis, ütleme nii, auto peale ei töötanud. Loomulikult enam mitte ja nüüd tulebki asendada uuega. No probleem ise on väike, et plokk lähevad ostad uue, aga tihti hakkavad rahakoti peale, et need on ikka väga kallid, et siin mõnel autol ikka tuhandetesse eurodesse. Ja nii kui sa võtad näiteks kas või romulast varuosa, siis ei pruugigi see tööle hakata, et see vajab juba lähenemist teistmoodi ja mõned asjad ei ole isegi mõeldud teist korda programmeerimiseks ehk need teist korda kasutamiseks. Aga mõned asjad saame meiega käima. Nii et tegelikult, kui ma lähen ostan mingisuguse teise ringi autole kuskil romulast mingi elektroonilise ploki, siis võib olla suur tõenäosus, et see ei hakkagi minu auto peal tööle, kuigi ta on, ütleme, kõigi parameetrite järgi selle autole sobilik. Nii on, enamasti on nad kaitstud igasuguste käivitsblokeeringute asjadega, immod asjad, mis kõik on erinevatesse moodulitesse kas ära peidetud või kas nad, mis takistavad seda ümber tõstmist ja kodu kasutades enamasti ei saa enamus autodel neid asju tööle. Mis marke siin selles mõttes elektroonika poolt eelistate? Saate teatud mudelitega ainult hakkama või on veel? Või on see valik ikkagi üsna lai, kui ma näiteks tulen siia mõne suurema luksuslikuma autoga, kas saate ka hakkama? Saame hakkama. Et meie isegi ei jätta väga eksklusiivsete autodega ja USA autod on meie üks asi, millega me tegeleme. Üks valdkond, millega luksepatööde kõrval aktiivsemalt tegeletakse, on samuti turbode remont. Turbode koha pealt on koha peal väga suur laoseis ja valik ja teeme igasugused mehaanilisi töid, et me ei piirdu ainult elektri- ja diagnostikatöödega, et teeme kõiki mehaanikatöid, sillatöid, silla reguleerimine, hooldustööd, piduritööd, summutitööd, keevitustööd, et kõik saame hakkama. Kas kui töökohal selline suur amploa on keeruliseks ei lähe? Meil on mitme mehi, tööd on ära jaotatud ja kõik on oma ala profid. Mis annab teile sellele töökohale näiteks see aspekt, et olete Bosch Service süsteemi liige, et kui poolt sealt poolt tehnilist abi ja know-how'd tuleb? Väga palju ja see on väga suur pluss, et me oleme selle keti liige. Et bränd on tuntud ja nende seadmed on väga head. Lisaks tasuks selle töökoha puhul veel märkida gaasiseadmete hooldust, paigaldust ja remonti. Seega Pärnus on kvaliteetne abi olemas.